Paurok kivimaja, kestev, soojapidav, tugev ja vaikne. Kui maja, siis kivimaja. Kui kivimaja, siis Paurok. Tere taas kuulama, vaatama Pauroki podcastide sarja pealkirja all Uus kodu loomulikult Paurokist. Ja täna on meie 8. kokkusaamine, 8. saade. Me oleme nendes saadetes rääkinud nii maja projekteerimisest, ehitamisest, üksikasjalikult välisviimistlusest, siseviimistlusest, sisekujundusest ja täna on meil siin stuudiolaua ümber mehed, kes ise elavad Paurok plokist ehitatud majas, nii et äärmiselt huvitav on teada saada nende käest, et millised on nende kogemused, kas on olnud möödalaskmisi ja loomulikult seda, mis on kõik suured plussid. Ja alustame tutvustamisringi siis nii-öelda uutest meestest. Eno Miljan, Paide Espaki juhataja, mõne sõnaga sissejuhatuseks endast ja oma majast. Töötan siis Paides Espaki süsteemis ja maja sai ehitama hakatud 2012. Sees olen elanud nüüd 6 aastat, et selle kogemuse saan jagada siis. No, on mida jagada juba 6 aastat, siis peaksid kõik probleemid välja tulema. Ahto Laur, sinule on siia skripti taha kirjutatud terve rida tooteid, mis võib ehituskaupluste riiulitest leida. Kuidas sa ise ennast tutvustaksid? No tegelen siis Henkel Baltis selliste toodete nagu Makroflex, Moment, siis Metulan ja Ceresid toodete müümisega kauplustes ja kontrollimisega, väljapanekutega ja samuti annan ka tehnilist nõu ja teen koolitusi. Et olen seal töötanud nüüd praeguseks hetkeks juba 23 aastat ja veel pealegi. Ja Kalle Portson. Olen siis Pauroki ärimüügijuhtke ja juba 8. aastat jookseb. Ja siis aitan sellistel meestel, nagu meil täna stuudios on, hästi hakkama saada oma majade ehitamisel, nii toodete soovitamisel kui ka hiljem siis müümisel. Ja me oleme tegelikult Pauroki meeskonnaga väga rahul, et on hästi palju meil selliseid rahul olevaid kliente Eestis, kes on majad valmis ehitanud ja on sees elanud juba pikemat aega ja niimoodi julgeb ka teistele soovitada, et ma tihti peale nii ehitusmessidel kui ka kõnede põhjal, mis mulle telefonile tuleb ja ka meilitsi, et tihti peale küsitakse, et kirjeldage, et mille poolest see Paurok siis nii hea on, ja ma olen väga paljud korrad ja vastanud just niimoodi, et leidke oma lähedastest või tuttavatest keegi selline inimene, kes on endale ehitanud Paurokist maja ja kes juba seal sees on elanud aasta või rohkem, et oskab oma kogemust jagada, et see on nagu kõige parem soovitus, mis üleüldse olla saab ka. Nii, alustame nüüd esimesest võib-olla kõige tõsisemast teemast tänases ehitusmaailmas. Kas kuivõrd Paurokist maja sooja peab? Kas see on nagu linnalegend, et peab väga hästi või ei pea või Ahto, alustame. Nii, Paurokist maja peab väga hästi sooja. Mul on endal siis ehitatud Ecoterm 375, sellisest plokist on siis valmistatud maja ja ma ütleksin, et proovisin ka varianti, et panin veel lisaks 10 sentimeetrit villa peale, et äkki annab see eelise siis nagu soojustusel, sest mul üks selline külm sein tekkis, üleval oli rõdu, siis on aknad 2 pool, üks oli köögiaken ja teine oli siis veel suure toaken ja tundus, et äkki see sein jääb külmaks. Ja panin veel 10 sentimeetrit siis villa peale, sellist siis fassaadi villa. Aga kui termokaameraga mõõtsin, ei leidnud küll erilist eelist sellele, et seda villa peaks sinna peale panema. Et mina oleksin jätnud ka ilma villata selle maja, et nüüd on mul vähemalt endal ära proovitud ja tol hetkel oli ka minu huvi loomulikult seda villaga proovida vahtudega liimida, sest kuna ma ise vahtudega tegelen, et kas see vaht ka on võimalik siis kinni liimida seinale ja täiesti töötas, aga just ütleksin, et ma siiski teeksin ilma üle katmata, et see 375 Ecoterm plokk on piisavalt soe ja samuti maja on tihe, soe ja kulud on ka ikka suhteliselt väikesed, et ütleme see kuukulu seal talvel on mul maksimaalselt olnud küll 248 eurot, aga praegu selle talvel isegi seal kuskil 140 eurot, nii et selles mõttes ei ole üldse suured kulud ja
ja maja on päris mõnus. Me räägime nii-öelda kuutasust, kuumaksust. Kuumaksust. Ja kui suur su maja on? Paneme need numbrid paikasse. Maja suurus on 243 ruutu, nii et selles mõttes on piisavalt suur ja ma arvan, et selle kulu juures on ta päris stabiilne. Eno, eelnevalt me rääkisime ja sinul vist oli maaküte, jah? Minul on maaküte, jah. Et räägi nüüd enda majast, milline konstruktsioon ja lõpetame siis sellega, et kui palju sinu kulud on nagu? No, minul on natukene teistsugune konstruktsioon, et kandev osa on tehtud Baurokist, aga seinal on peal villaga lisasoojustus ja kuna ma soovisin klassikalist telliskivi fassaadiga, laotud fassaadiga, voodriga hoonet, siis muud varianti eriti ei jäänudki ja oli mõistlikum see ikkagi lisasoojustusega teha. Ja mis puudutab nüüd seda soojapidavust ja aurupidavust või siis ütleme seda tihedust, siis see on vaieldamatult väga hea, et mina lähenesin niiviisi, et ma tegin ühe veebikalkulaatoriga arvutusi, et milline see seina arv tuleb ja lihtsalt sealt pealt sai see otsus tehtud, et kui palju villa ja nii edasi. Aga kas sa mäletad ka, kui milline arv sul välja tuli? Arvu ma peast ei mäleta, aga ma võin nagu refereerida seda, et kui majal oli arvutuslik energiamärgise 114 siis kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastase, siis reaalsus jääb alla 50. Et on oluliselt parem, kui sedasi, eriti just aurutõkkeid ja asjad korralikult teha, kui arvutuslikult koefitsiente kasutades tuleb. Sinu maja suurus oli palju? 210 ruutu on köetavat pinda, ma seda üldpinda peast ei mäletagi, ta on kuskil 220-230 sinna vahesse. Ja meil siin saladusi ei ole, palju sul nagu talvel kuus? Mul nagu kütet eraldi ma ei erista, et on kogu elektrikulu ja kõige suuremad kogu elektrikulud on olnud siis, kui kasutan talvel ventilatsiooni eelkütet, on olnud kuskil sedasi 200 euro ringi, aga aasta keskmisena see tuleb oluliselt madalam. Jah, meil on nüüd 2 maja, mõlemad üle 200 ruudused. Kuskilt ma olen lugenud, et eelistatakse võib-olla Eesti keskmisena sellised 150 ruuduseid. Mida sa ütled, sinu kogemus ja mulje? Tegelikult eks see keskmine maja suurus ongi võib-olla seal 150 ruutmeetri tuuris, ülespoole, allapoole, et või isegi kuni 200 ruutmeetrit, on suuremaid, on väiksemaid, kuidas keegi nagu soovib teha ja see seinakonstruktsioon on tegelikult täpselt samamoodi, et see, kes nagu väga ei taha uskuda ühekihilisse seina, et see muidugi teeb kahekihilise, et kasutab seal kitsamat plokki, paneb soojustuse lisaks ja viimistlus siis vastavalt oma maitsele, nii nagu keegi soovibki. Et mõlemad konstruktsioonid on väga head, aga kui kokkuvõttes võtta siis nagu automaja on, et kasutades Ecoterm Plus 375 või 500 plokki, seal jääb üks tööoperatsioon ära. Ehk siis soojustuse paigaldamine ja sellega võimalus tekkida mingid vigu, et kuskile jääb villale vahe sisse või ei saa piisavalt tihendatud, et sellised ohud jäävad nagu ära. Et ühekihilise seina puhul on asi nagu lihtsam, et kui paned plokkide vahele liimi, siis kõik nagu toimibki ja plokid on tõesti soojapidavad ja õhutihedad, et see on praktika seda näitab, et nii nagu varasemates saadetes oleme rääkinud ka, et Baurok müüb oma materjali keskelt läbi iga aasta 1000 eramu jagu Eestisse. Need muidugi kõik ei ole nüüd ainult eramud, et siin on kõiksugu tööstushooned, kortermajade vaheseinad samamoodi, aga selline maht on nagu, mis Eesti turul igal aastal laiali läheb ka. Ahto kirjeldus, oma maja kirjeldus tekitas minus sellise võib-olla natukene huvitava mõtte, et kõik ehitusega tõsiselt seotud inimesed võiksidki oma kodud ehitada niimoodi, üks sein ühtemoodi, teine teistmoodi, kolmandat moodi. Kunagi ei tea,
kui keegi tuleb küsima, et kuidas on, siis oleks hea võrrelda, et see sein on soojem, see natuke külmem, mis siin veel arvab. Ega ta vist ikka nii nagu ei ole otseselt, et eks peavad seinad kõik väga hästi soojad, nii nagu Ahto näide ongi, et katse oli lihtsalt üks nagu pimedam või siis külmem külg või oletatav külmem külg ta lisasoojustusega, aga see väga palju suurt tulemust ei andnud ka. Meil siin aastaid tagasi oli veel ühe tuntud inimese maja, mille projekteerimist ja hiljem ka ehitamist me natuke aitasime nõustada ja tarnisime ka materjali, et seal oli ka tegelikult küsimus oli selline, et kumba siis Ecotermidest valida, et kas Ecoterm plus 500 või Ecoterm plus 375. Ja seal tuli selline moment välja, et kõik sõltub sellest, kui palju maja üldpinnast on avasid. Need aknaid uksi, kui see on juba kuskil pool seinapinnast, siis ei tasu enam väga paksu seina võib-olla isegi teha. Aga see sõltub ka jälle kliendist endast, et kui tal on kindel soov ja tahe ikkagi paksemat seina ja teha, et ega me ei keela seda ja hea meelega müüme ja aitame ka selle valmis teha. Aga seal teatud moment on, et eks see sõltub nüüd ka arvutustest, et kui palju tõesti neid avasid seal sees on. Kuidas mehed teil selle oma kodumaterjalide valikuni ja või valiku tee käis? Mul oli nagu algselt 2 mõtet, et kas ma teen fibomaja ja loomuliku ventilatsiooniga, sest teada oli, et fiboblokk hingab väga hästi. Ühesõnaga on nagu rohkem õhk liigub sees läbipuhutav. Või siis teine variant teha aerokist sundventilatsiooniga. Ja siis üks sõber, kes mul müüb soojuspumpasid, ütles, et tänapäevast seda energiakulukust ei ole võimalik enam ilma sundventilatsioonita saada. Et ventilatsioon tuleb kindlasti panna ja sellega nagu oli asi otsustatud, missugune plokk. Edasi läks juba asi kalkulaatorisse, et kui paks plokk ja kui palju soojustust ja ühesõnaga mängisin seal erinevate mõõtudega siis ja vaatasin, millised need arvud on. Ja edasi avatäited said ka juba ette antud siis tootjatele niiviisi, et arv ei tohtinud avatäitel tervikuna, mitte ainult siis pakett, vaid avatäitel ületada 1, et see pidi olema alla 1. Siis ma küsin kohe vahele, millised avatäited sul on? Plast, puit, alumiinium? Puit, alumiinium aknad 3-kiilise paketiga. Ilma alumiinium vahelistudeta. Ja ühesõnaga ka soojad vahelistud vahel. Ja reaalselt külmal talvel, kui on ikka väljas -15 rohkem olnud, tegin mõõtmisi, võtsin laser pinnatemperatuuri mõõdiku, vaatasin, mis on siis toatemperatuur, mis seina peal on ja fakt on see, et kõige külmem koht on leng, aknapale võib-olla siis ütleme selline 10-15 sentimeetrit ja siis klaaspaketi pind ka lengist kuskil 10 sentimeetrit. Paketi keskel on toatemperatuur. Väga hea. Ahto, sinu rändeteen? No minu peamine mõte oli selles, et selle maja peaks ehitama suhteliselt nagu ökonoomselt, et ei tohiks väga palju seal energiat ja tööjõudu kulutada ja vaatasin nagu sellel blokil oli ka siis selline eelis kõigepealt, et seestpoolt pahteldan ja väljaspoolt krohvin, et nagu see kokkuhoid on suur, kui ma hakkan seal panema erinevaid kihti, tuuletõkkeid ja villasid ja kõik, et see on ju töömahukas ja hästi kulukas ajaliselt ja mõtlesin selliselt, aga kuna ma juba lapsepõlves olen nendest blokkidest, ütleb tol hetkel oli ta ahtmeblokk, millest me ehitasime suvila sauna, siis oli ka sellised, nad ei olnud väga mõõdus, neid oli päris keeruline nagu rihtida ja paika panna, aga saime kõik väga sirge seina sellele saunale. Siis ma mõtlesin, et mulle see materjal meeldib ja ta päris hästi seal seinas toimis. Siis mõtlesin, et sellest materjalist ma ehitaks ka kindlasti omale maja. Sest mina ise küll selline puidufänn ei ole, sellepärast, et mina alati küll kardan, et miks ma pean ahiküttest maja ehitama. Et seal tihtipeal on see minu nagu kiiks või ütleme, et ma ei ole alati mõelnud, et maja peaks ikka kivist olema ja tulekindel materjal, et kuigi kindlasti puitmajad on ka tänapäeval tulekindlamad ja kõik, aga ikkagi see tekib selline eelis. Fibost ma nagu ei tahtnud üldse ehitada, sellepärast, et fibo on pehme, laseb suitsu läbi, ta on selline materjal, mis ka on tohutu töökulukas, ajakulukas ja tegelikult on ka suht nõrk ju tegelikult, ega siis sinna ju kruvi keerata on täpselt sama efekt, kui on ju Paurock-blokki ja ma ütlen, et väga lihtne oli tegelikult siis sellest Paurock-blokist nagu laduda seda seina
ja seinad on ikka nii sirged, et on mul maalrid kiitnud seina sirgust ja samuti ka mööblipaigaldajad, et lihtsalt see sein on hästi sirge. Kindlasti mul on ka see eelis, et ma olen kõik need plokid ühendanud Makroflexi montaaživahuga ja põhiliselt ma olen väga rahul, kuigi tänapäeval veel bürokraatia ei ole järgi jõudnud selle kandvate seinte suhtes, siis lubatakse laduda ainult mitte kandvaid seinu, siis mina ütlen küll, et mingisugust probleemi ei ole ka kandvatel seintel, nii et täitsa töötab, külmasildasid ei teki, töö oli kiire ja kulu oli väga väike ja ka hindades tegelikult ma arutasin selle liimploki kulu, selle vahuga siis oli see praktiliselt 4 korda odavam. Kas sa oskad öelda või oskad sina, Kalle, öelda, see minu jaoks oli tegelikult praegu täiesti uudis põhimõtteliselt, kas me paneme liimiga või paneme vahuga, vuuk on ju 2, 3, 4 milli. Et mis see nüüd eramaja seina kandevõimele, mis mõju seal on? See on nullilähedane vuuk, sealt ei saa kuskilt midagi järgi anda või saab? Jah, et see sisu poolest nagu Ahto oskab nagu rohkem rääkida, et kus seal selle asja mõte on, et meil tegelikult me Paurokiga pakume ka mittekandvate siseseinte ladumise jaoks liimvahtuga, mis on ka püstoliga kasutatav ja pudeliske. Aga kuna jah, sertifikaati nagu ei ole kandvate seinte ladumiseks ja ma saangi aru, et kandvate seinte ladumiseks peab olema liimis või segus olema tsementiga, et ja seda on sinna üsna raske pudelisse saada, siis seal ongi nagu selle asja kala, et täpsemalt seda keemilist poolt teab järjest rohkem. Ma isegi testisin ennem ära, kui palju survetugevus on sellel vahul, kui palju on see, või nakketugevus, mitte survetugevus, nakketugevus võrreldes siis semendiga. Ta oli kordades suurem isegi ja palju tugevam, see vahud peavad vastu nii külgsurvele kui ka siis selle survetugevusele päris hästi, nii et seal ei teki tegelikult, see vaht ei jää kandma. Ta jääb sinna polüretaan-liimini ja ta liimib need 2 plokki kokku oma vahel, lihtsalt on need testid veel puudu ja tegemata, aga küll ta sinna suunas läheb, sest isegi tänapäeval on juba lubatud villa liimida vahtudega ja järjest rohkem see asi areneb, et see on lihtsalt praegu selline uurimuste taga kindlasti. Aga töötab väga hästi, elan 11 aastat selles majas sees, midagi ei ole veel liigutanud ega ühtegi pragu ei ole küll tekkinud sellest. Okei, minul tuli sellega seoses terve rida pööraseid ideid, me siin neid praegu esitama ei hakka, aga ikkagi üks asi mul jäi natukene kõrvu kripeldama. Ahto võrdles Vivoblokki ja Pauroki blokki tugevusi. Tuletame veel meelde, Vivol on tugevam blokk Vivo 5. Mis Paurok sinna kõrvale pani? Jaa, Paurokil on sinna vastu panna Haart, et ehk on samamoodi 5 megapaskalit survetugevusega ja tänane seis on hoopis meil on Solid blokk, mis on 7 megapaskalit, mida teistel kergbloki tootjatel vastu pakkuda nagu pole kellelgiga. Ja oma olemuse poolest et nii Vivo 3 on meie võrdne klassik blokkidega, lisaks sellele muidugi on ka väiksema kandevõimega on universaalblokid ja ka Ecoterm, mis on 1,8 megapaskalit, aga see on täiesti piisav 1, 2 ja 3-kordsete hoonete ehitamiseks, vastab igati normidele ja piisava kandevõimega. Et selles suhtes ei ole nagu probleemi selle kandevõimega ja eks see tihedusest nagu sõltubki, et see kandevõime ja soojapidavus, et mida kergem on, seda soojapidavam on, et ehk siis Ecoterm blokid on meil 300 kilo kuupmeeter, mida tihedamaks läheb, kandevõime suureneb ka kaal, Solid on kuskil 700 kilo kuupmeeter ja on ka siis survetugevust võtab vastu 7 megapaskalit, et see on ette nähtud siis selliste ala postide või lüükiste seinte ja kus on suurem koormus peale tulevate seinte ehitamiseks. Suurte avade kandesilluse nurgad ja sellised asjad. Selge. Mul on üks asi veel teie mõlema maja kirjeldusest. Nüüd Ahto, sul oli krohvitud vassaad ja elad sees 6 aastat. Mina olen 11 aastat sees. 11 aastat sees. Sina olid 6 aastat, eks ole? Ja sul oli tellisvassaad. Nüüd sinul vist on puhtalt hooldusvaba see vassaad või oled sa pidanud midagi puutuma? Puhtalt hooldusvaba ei ole, kui mul väike jõmsikas selle mustaks teeb, pean survepesuriga üle laskma.
graffiti vastu me ei saa. aga muus seisus on ta põhimõtteliselt küll hooldusvaba jah, et aknaavadest võtan korra aastas ämbliku võrgud ja pesen aknaid ja et ega muud küll sellega suurt teha ei ole. Atu, kas sina oled pidanud fassaadi hooldama juba? Vot ei ole, sellepärast, et mul on endal silikonkrohv ja silikonkrohv on selline, mis on nagu ise puhastuva toimega. Ja ma ütlen ka, et mul on see fassaad küllaltki hästi puhas, kui vaadata ümberringi, kus need fassaade on pandud igasugust selliste õhekrohvidega, seal on tihtipeale vetikas ja on tolmune see fassaad. Aga minul on nagu just see silikonkrohvi tõttu on ta nagu väga hästi püsinud ja paljud imestavad ka, et kas sa pesed seda ja kui tihti, et ei ole pesnud. No meil käis üle-eelmises saates käis läbi ka, et nende paremini puhastatavate ja ise puhastuvate krohvide puhul on see fassaadi ruutmeetri hind vist käidi välja kuskil umbes 2 eurot või isegi alla 2 euro on kõrgem. Mida sinu kogemus ütleb, kas oli kallim ka? Ta oli tunduvalt kallim, tol hetkel ma arvan, et see oli isegi purgi pealt võib-olla 10 eurot oli ta kallim tol hetkel, aga ta on tegelikult, ma ütlen, igatahes ära tasunud. Purgi pealt oskad sa arvutada kiirelt ruutmeetri peale? Seal on kuskil 25 kilo purk ja kuskil sellega saab siis 6 ruutu sai purgiga, nii et see on 10 eurot purgi pealt. Jah, kuskil nii. No seda saab sama välja, 2 eurot ruudu peale. Vähemisega. Jah, vähemisega, nii et polegi tea, mis suur number. Kivifassaad on muidugi, jah, on teistmoodi natuke, et ma omast kogemusest võin öelda, et ma olen ühe fassaadi kunagi teinud silikaadist, valge silikaat fassaadi ja teine on nüüd ka Wienerbergeri hele kollane kiviga. Ja mõlemad on tegelikult aastaid vastu pidanud, et see silikaadist fassaad on aastast 1993, tänaseks ta ei ole mitte midagi vajanud, lisaks, et ei ole pidanud teda puhastama ega midagi. Ja Wienerbergeri kivi sügava vuugiga veel on nüüd 17 aastat on püsti, et ainuke koht võib-olla jah, mis tahab nagu rohkem tähelepanu on aiapostid, mis on eemal ja ala muru niitmisel ja puude otsast tulevad tolmu ja see nagu koguneb, et seal võib-olla oleks pidanud tegema täis vuugiga, et see vuuk oleks olnud nagu kivi ääreni välja, mitte nagu jätma süvistatatud vuugi. Riiulit ei ole sees seal. Kas me võime selle arutelu võtta võib-olla kokku mõttega, et kui mõtled, siis teeb ja kõige odavam ei ole alati kõige odavam? Absoluutselt, ma leian ka, et ega siis Pauroki plokk tol hetkel ei olnud ka kõige odavam, aga kui vaadata neid plokkide hindasid, siis võis öelda see kõige kallim, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et ikkagi selle töömahu, mis seda palju vähem oli vaja, siis sai ikka selle palju odavamalt kätte. Ja ma arvan, et kliendil on see palju lihtsam ja palju kergemini tulnud ja odavam ka kindlasti. Kaua seinti püstitamine aega võttis? See, tööna ei võta ju kaua aega, et minul sattus ehitusaeg üsna ebamugavasse sellisesse klimaatilistesse tingimustesse sügisel ja osaliselt talven. Ja siin kohal ühe miinuse ma võiksin muidugi Paurokil välja tuua on see, et kui on selline väga halb Eesti talv, et külmetab ja sajab vihma vaheldumisi, siis võivad katmata plokid, lahtised seinad saada külmakahjustusi. Et see on võib-olla selline ainus nõrk koht, et ladumise ajal ilmselt mõned kohad, kus tekkisid jäätumised ja sai liiga palju vetseine, siis hiljem lõi sellist õhukest pinnakihti lahti, mis tuli pärast siis parandusseguga üle tõmmata, selline pool sentimeetrit selliseid kihte. Aga need olid üksikud kohad, mis jäid ilmselt 2 silma vahele katmisele. No mina isegi ei lahterdaks seda probleemi materjali juurde sellepärast, et isegi raudkivi lõhutakse jäätuva veega nii, et graniiti siin ei ole midagi imelikku. Teisalt loomulikult see, et ilmselt võib-olla natukene ignoreeriti puhul ka seda ladumise tehnoloogiat, et vihmaga ju müüri ei laota ja kui on ladumise vahe, siis kaetakse müüritis kinni. No lihtsalt ta sajab ikkagi viltu ja kui sul on, ööga tuleb lumehang sinna paneeli peale, siis seal seina ääres sul paratamatult on jäähunnik. Seda tuli toksida sealt aegalt ära ja lihtsalt jah,
erinevate asjaolude kokkulangevusel läks see selliseks hiliseks aegase ja see natukene tõenäoliselt seda töö kvaliteeti halvendas ja pisut ka aeglustas, et ikkagi oli vaja, et ladumise alustamiseks põletiga lasti sein kõigepealt pealt puhtaks ja jääv maha ja natukene soojendati ette ja alles siis minul on laotud traditsioonilise seguga. Et külmaga see segu ei valgu nii hästi enam ja see vuuk võib-olla kuskilt oli natukene ebaühtlasem, aga siiski need tõenäoliselt olid väga minimaalsed vahed, et silmaga küll ei ütleks, et vuugid oleksid nüüd kuhugi liikunud ja vaid sein ei ole nagu sirge, et seinad olid sirged ja samamoodi ainult lükka see liimijääk ära kuskilt ja läks graafikiht sisse ja kõik. No mina tegin päris palju ka ise ja seega see ehitusprotsess mul venis ikkagi küllaltki pikale, et kuni sisse kolimiseni, kopa maasse löömisest sisse kolimiseni läks 2,5 aastat. Et minul jõudis plokk välja kuivada, enne kui isegi uksed aknad ette sai piisavalt tuult ja kõike. Sest kui käis katuseehitus, soojustuste tegemine, siis avad olid lahti ja kinni said nad alles vahetult enne kütteperioodi algust. Aga see ei tähenda midagi. Selles mõttes, et selle ploki sisse jääb niiskust piisavalt. Et esimesed paar kütteperioodi toovad selle niiskuse välja. Tegelikult takkajärgi ma ütleksin, et väga hea, et see niiskus sinna sisse jäi. Esimestel aastatel oli sisekliima palju parem. Et 3. aastast alates olin sunnitud panema majja suured õhuniisutid, et talvist õhuniiskust tasakaalus hoida, sest plokk oli ilmselt liialt välja kuivanud. Et jälle jama. Jah, just talvine õhuniiskus kipub langema meil kuskil sinna 20% kanti, aga eluterve keskkonna mõttes peaks ta olema üle 40 vähemalt, 40-50 võiks olla, 50 pigem. Et ma saan 2 suure õhuniisutiga, mis löövad mul põhimõtteliselt ööpäevas 10 liitrit vett õhku. Saan hoida talvel niiskuse kuskil 45-50% kandis. Et ventilatsioon kuivatab maja väga palju ikkagi. Nii, Ahtul on hakkamas rääkima, kommenteerima. Et tahtsin öelda seda, et mina tegin selle maja kõigepealt niimoodi nagu peab ehitama, et esimesel aastal vundamendi, siis ta seisis talve ära, siis järgmisel aastal tegin siis Paurock-plokis selle karkassi katuse alla, nii et katus sai peale, aknad uksed ette ja siis 3. aastal siis sai tehtud nüüd siis sisetööd ja siis 4. aastal ma tegin siis selle fassaadi osa ära, et ma ise elasin juba siis 2 aastat sees selles majas. Kõigepealt, kui ma elama hakkasin, ei olnud veel siseuksigi ja kõike see järjest sinna juurde pandud, nii et selles mõttes oli päris huvitav elu, aga tegelikult, mis ma ütlen, see maja ikka oli 2. aastal ikka väga niiske. Hästi palju oli niiskust ja tegelikult, kui ma seal sees elasin ja välja kütsin selle niiskuse, siis selle tõttu oli ka seda fassaadi pärast väga kerge paigaldada ja see ei ole ka mingisugused probleeme, et kuskilt oleks midagi seinast lahti tulnud või oleks kuskilt tükki hakanud ajama, et selles mõttes oli vaja ikka oodata, et niiskus välja läheks. Oskad sa kommenteerida, Kalle? See teema tuleb pidevalt nagu meil ülesse, et Paurock-plokis on niiskust, no see vuuk on imeõhuke. Kui me võrdleme teiste plokkmaterjalide, on ta siis betoonkivi või on ta kergbetoon, ma mõtlen siis keramiitbetoonplokk, Vivo toote nimetus all Eesti turul. Nende vuuk on 10 milli ja vett peaks olema seal siis peaaegu, no mitte 10 korda, vaid ütleme 2-3 korda rohkem, eks ole. No, miks Paurock puhul sellest niiskusest räägitakse? Ma ei tea, eks see on niimoodi, inimesed nagu tunnetavad seda sees ja kuna täna on tegelikult ehitustempo on hästi kiire, et ega kellelgi nii pikalt aega pole maja ehitada, nagu tänastel meie külalistel on, et tahetakse ikkagi suhteliselt kiiresti poole aastaga nagu maja valmis saada, aga tegelikult on ka nii, et need inimesed, kes kevadel alustavad vundamendiga ja sügiseks jõuavad oma protsessiga kuskile sinna lõpusirgele, et suvi otsa on need avad lahti olnud ja müürid on saanud tuuldud ja kuivada, et nendel on nagu muresid probleeme vähem käinud. Need, kes satuvad oma ehitusega sügis-talvisele ajale nagu Enogi,
et noh, seal tekib see katmise probleem ja kas müürimees on korrektselt, paneb selle kinni, ega siis ka otseselt veel mitte midagi hullu ei juhtu. Ja tegelikult saab oma viimistlemise protsessiga rahulikult liikuda edasi ka mõistliku kiirusega. Aga noh, eks ega füüsikaseaduste vastu nagu otseselt ei saa, et noh, kuskilt peab mingi asi nagu järele natuke andma, aga kellelgi pole mitte midagi jäänud ka tegemata. Aga ma arvan, et üldse see niiskuse teema ehituse ajal on võib-olla natukene siin ülehinnatud, et see, mis me maalritöödega sinna seina kanname pärast või mingisuguste põrandatasandusvalude asjadega, on ka ikkagi päris märgatav kogus, et mina kasutasin selle niiskuse väljaviimiseks maalritööde ajal loomulikku ventilatsiooni niiviisi, et pööninguluuk oli lahti ja ma nägin, kuidas katuse aluskatte viilu all üleval tilkus. Et see niiskus, mis siis pärast sealt välja läks, oli arvestatav, et see, mis seal ploki sees, et seda ei pea nagu nii väga kartma üldse. Ega see võib-olla ei ole ka ploki sees, see võib ka tulla välistingimustes, sest noll hetkel ju karp on lahti ja meil ei ole ventilatsioone, midagi ei ole. See suvel ka oluliselt ei kuiva. Et see arvamus, et ma ehitan suvel maja, et siis on kuiv. Ei, suvi on vastupidi kõige niiskem aeg. See ja suveline niiskus tuleb välja sisse. Kuivamine toimub just talvele. Täpselt. Nii, mis see kõige vaevalisem oli selle töö juures? Selle maja ehitamise töö juures? Maja töö juures oli ainult rõõm, see ei olnud üldse vaevaline, sellepärast et minu meelest maja ehitamine nagu hobi, kes restaureerib vana autot või kes teeb mingisugust, tuunib seal mõnda muud jahti või kes mida teeb, et minu jaoks oli just see maja hobi ja ma siin küll vaeva nagu ei näinud, et maja ehitamine läks kiiresti, võib-olla kõige kallimaks selle maja puhul nagu siis kujunes aiaehitus minu meelest, aga see oli juba lõppfaasis. Aga majal minu meelest oli väga tore aeg ja seda tasuks alati kõigil ehitada ja majal on omad rõõmud, teil on ikka oma majas on mitu WC-d, ei pea järjekorras seisma, samuti võite auto parkida, kuhu tahate. Kuidas see elu praegu on, ega ei ole igavaks läinud? Ei ole igavaks läinud, sellepärast, et ikka midagi on alati teha, kas või isegi koristada, seda maja ikka annab koristada. Ei, ma lihtsalt hakkad ehk järgmisega pihta, et kui väga ükstuine on. Täpselt see maja sai selline nagu vaja oli, see oli nagu läbi mõeldud see maja, et ma ütleks, et nagu küll kohe küll ehitama ei hakkaks, et teeks ikka siis täpselt samasuguse. Kuidas sul läks projekteerimine tegema? Ma ka ei tunne nagu vajadust, et peaksin hakkama nüüd, võib-olla võiks mõne väikese näpukaga, mis sisse lendasid, selle elimineerimiseks teada täpselt samasuguse, aga eks see on rohkem asukoha valikust kinni. Kuna mina olin ise projektijuht, selles mõttes, et erinevad ehitusosad tellisin erinevatelt ehitusettevõtjatelt ja midagi tegin ise, mida ei suutnud võib-olla siis ehitajatele normaalselt välja anda, siis kõige keerulisemaks või kõige raskemaks minul osutus nagu katuse konstruktsiooni tegemine. Sest on 2 viilu ja seal on neelud ja küll sai tehtud fermi lahendusena, et ei ole nagu eriti rihtida või palju nagu teha, aga nägin töövõtjal objektilt läbi jooksmas 3 brigaadi, kes 2 esimest ei saanud üldse asjadega hakkama ja 3. vist löödi ka pool minema, nii et see nagu oli kõige valulikum ja see ka oli see põhjus, miks seinad vett said, sest see läks talvel sellisesse aega, kus lihtsalt oli selline aasta, kus uuel aastal maas oli jää, aga sadas paduvihma ja et vaatad, kus seisa püsti ja selline koristamine, lume koristamine pidevalt objektilt ja see oli nagu töömahukas ja keeruline. Et kui juba kivi alla sai, siis pärast seda läks juba asi lihtsamalt ja lõbusamalt. Kalle, kuidas sul kujunes see protsess? Ja ei, ma võin öelda nagu Ahtoragi, et protsess oli huvitav, et kuna mul see teine maja läks nagu natuke libedamalt, et aeg oli ka juba natukene teisem, et 90ndate algul oli väga keeruline ehitada, sest et midagi polnud kuskilt saada, pidid ise nutikas olema, valama vundamendiblokke ja leiutama, kuidas plokki saab ja kust katusekivi saab ja puit oli ainuke asi, mida oli käepärast rohkem saada.
aga nüüd 2004. aastal, kui sai ehitatud, et siis oli oluliselt lihtsam, et materjale oli juba vabamalt saada, oli valikut ja tol hetkel oli ka abilisi oli võtta, et ma olin samamoodi, juhtisin ise seda projekti, aga fakt on see, et ega siis neid müürimehi ja igasugu muid abilisi peab nagu kogu aeg kontrollima, et nad ikkagi teeksid see, mis joonis ette on näinud või see, mis ülesande sa neile annad nagu teha, et eks see on õige jutt, et katus on keeruline osa üleüldse majast, et see oli mul ka päris keeruline teha, et mul oli ka neelusid mitu lõigatud otstega kelbad ja nii edasi, et katusekivi, et sellega oli nagu tegemist omajagu, et müüritöö oli suhteliselt nagu lihtne asi, et nii välismüürid, sisemüürid ja pärast muidugi välisfassaadi kiviladujaid oli üsna keeruline saada, et ajaliselt, kui siin korraks juttu oli, et mul oli kuskil 130 ruutmeetrit välisfassaadi ja seda siis isa ja poeg kahekesi ladusid, üks oli abiline ja teine oli siis meisterga ja nad ladusid seda 6 nädalatki. Ja seda nad tegid nagu tööpäevadel, mitte siis nagu nädalavahetustelgi. Ei, mina ütleks ka, et rõõm, et ja muidugi eks see sisekujundamine, et see on nagu keerulisem teema üleüldse, et kas on värv selline või naasugune, et mis värvi seinad, missugust tapeeti kasutada, kui üleüldse ja kardinaid ja mis iganes sinna juurde käib. See on väga lihtne, naine ütleb. Jah, no eks ta nii ongi. Suurepärane, aitäh mehed, et tulite taas siia juttu vestma. Pool tundi on hämmastavalt lühine aeg. Teema on ju selline, et sellest võiks rääkida, aga kahjuks me peame täna lõpetama ja meie lugude sari on sellega ka lõppenud. Meie saateid saate vaadata järelvaatamisena siis Delfi taskus Baurocki teemalehel ja ka Baurocki koduleheküljel on meie saated olemas ja loomulikult, kui te vaatate neid järgi, siis päris kindlasti, kui on maja ehitamine plaanis, siis tekivad küsimused, 1 A4 teise järgi saab kodus laua peal täis. Kui need küsimused on tekkinud, võtke Baurockiga ühendust. Ja seal on olemas mehed, kes vastavad igale teie küsimusele, seal on Baurocki koduleheküljel on olemas ja kui võib-olla ka kuskil veel leti all on sõlmejooniseid tüüpjoonistena ja võib-olla ka erilahendusjoonistena, alati teid aidatakse, kuidas asju paremaks teha, sellepärast et kui üks materjal on pikalt turul olnud, siis kogemusi koguneb ja lõppkokkuvõttes, kui on kõik kogemused, tarkused kokku pandud, saab üks väga hea asi.